täna teie poole mitmeti. Tere, kallid talgulised! Just nii. Täna Teeme ära raames on meil tõelised tantsutalgud. Eile kuulasin, mitte vaatasin, mööda minnes Galileo saadet ja seal kõlas statistika, kus oli välja arvutatud, kui palju mingi tegevus inimesele eluaastaid juurde annab. Seepärast julgen teile täna öelda ka, et tere tulemast, kallid pikaealised. Tantsu seal ei kajastatud, kuid usun, et see nii on. Tants annab juurde vähemalt 10 eluaastat. Naiste võistlutantsimist on korraldatud juba 9 korda ja seekord saab olema 10. kord. Võistlutantsimine, mis sai alguse 1998. aastal Juurus, on läbi sõitnud mitmeid Eestimaa erinevaid piirkondi. Tallinn, Kose, Nõo, Põlva, Jõgeva, uuesti Põlva, Võru, uuesti Jõgeva ja nüüd siis Tartu. Kord selline, et järjekordne võitja korraldab ka uue võistlutantsimise. Aastal 2012 Jõgeval oli võitjaid 2, ülikooli neiud ja naisrühm Viire. Seepärast seisamegi Kädiga täna teie ees siin kahekesi. Ja üsnagi loomulik on see, et kohtume just Tartus, sest Võrus olete juba käinud ja Tartu oma naisrühmade kõrge tasemega ja seda julgen täna kindlalt väita, on igati õige paik. Naisrühmade rohke arvulisus on mingil määral põhjuseks, miks meil on oma tantsupidu, festival ja nüüd ka esimest korda naiste võistlutantsimise kõrval neidude võistlutantsimine. Need 2 päeva annavad teile võimalusi küsida endal, kuhu liigub Eestimaa naiste rahvatants või naisrahvatants. Me oleme arvukad ja üks võimalus oleks kohtuda nüüd selline väike uitmõte, mida te võite omakeskis siis arutada, et järgnevatel üldtantsupidudel kohtuksime, tantsiksime me juba 3 liigis, 3 liigina, sest meid on nii palju ja me tahaksime, et kõik me mahuksime sinna staadionile. Ja selleks oleks vaja ideekonkursi osalejatel lihtsalt teadvustada meie valmisolekut ja tahe ja me oleme selleks valmis. Kui võistlutantsimised toimuvad alles homme, siis juba täna sai voodisse 3. naiste tantsufestival, mille raames olid kontserdid Tartu Ülikooli peahoone ees ja Tartu Kaubamaja ees. Miks alles 3. festival, miks mitte 10. nagu võistlutantsimine? Festivali algatajateks oli 2007. aastal Jõgeva pere naisrühm eesotsas Airi Rütteriga. Kuna mõlemad eelmised festivalid toimusid just Jõgeval, kuid seekord Tartus, siis meie sooviks on, et festivali traditsioon jätkuks koos võistlutantsimisega edaspidi. Ja võib-olla räägiks veel mõne sõna, kui palju teid siin homme on siis, kes võistlutantsivad. Et homme on meil siin lava peal siis 15 naisrühma ja 8 liidurühma. Aga nüüd me annaksime tervituseks sõna Tartu linnavolikogu esimehe Aadu Mustal. Tere, kallid kahtlased, head külalised, armas tantsurahvas. Mina tulin tere ütlema siis Tartu linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt ja tulin ütlema mitte ainult tere, vaid ka suure aitäh, sellepärast, et selleks on päris palju põhjusi. Asi on selles, et me Tartus, tegelikult ka mujal Eestis, armastame vahel oma linna võrrelda nagu suure pildiga. Ja võtame siis ükskõik, kas selle Tartu linna pildi või terve Eesti pildi, teate, see on päris ilus pilt. Sinna pilti saab igaüks neist panna, nagu mitte rohkem siis oma täpikese, aga need, kes on tublimad, mitu hoogsat kriipsu või lisada toone, värve, elu ja rõõmu. Ja ma julgen teile öelda, kallis tantsurahvas ja tantsijate
tugev toetusrühm, et just naised oma tantsuga on meie sellesse elupilti või linnapilti või Eesti pilti andnud rõõmu, värvi, sära, energiat, tervist, seda ju teha. On veel mõni asi, millest aitäh öelda. Et nad on toonud meieni esivanemate traditsioone nii rahvaliide värviselas kui tantsurühmides ja mis veel tähtsam, annavad neid ka uuele põlvkonnale edasi, nii et te olete ka õpetajad. Ja mis on vahvamat, kui ma juba enne siin kuulasin pealkirjas, üks väike tüdruk ütles, ema, kui mina tantsima hakkan, kas ma saan ka nii ilusad riided? Nii et aitäh teile, jõudu, energiat, armastust ja vahvat tantsufestivali ja võistlutantsimist. Edu teile!
ülikooli rahvakunstide ansambli kevadkontserdile. Mina olen Juuli Ain neidudrühmast. Tere tulemast ka minu poolt. Mina olen Tauno ja mina tantsin põhirühmas. Nägite äsja Alo Mattiiseni muusikale loodud Elomunti tantsu Püksikpuu, mille esitasid rahvakunstide ansambli neidudrühm ning naisrühm Viire. Solistideks Hanna, Kairi ja Annika. Enne kui jätkame oma tänase kavaga, tutvustame pisut meie tänaseid esinejaid. Tartu Ülikooli rahvakunstide ansamblisse kuulub hetkel umbes 140 tantsijat ning rühmi on kokku 8. Meie pesamaaladeks on mudilasrühm, mille tantsijad on vanuses 4–8 aastat. Koolilapsed on juba tulevaste tudengite rühmas. Lisaks on olemas veel noorem segarühm, vanem segarühm, neidudrühm ning loomulikult siis ka meie kõige suuremate tantsukogemustega vilistasrühm. Kevadkontsert on meie viimane suurem ühisesinemine enne järgmise aasta suursündmust. Nimelt saab meie ansambel tuleva hooajal juba 70-aastaseks. Tähelepanelikud vaatajad märkavad, et üks rühm on tänasel kontserdil kuidagi eriti lavalemmene. Selleks on põhjus käesoleva aasta jubilaril neidude rühmal, kellel on ümber saamas 10. tegutsemisaasta. Lisaks ülikooli rahvakunstide ansambli tantsijatele astuvad teie ette külalised Võrust. Naisrühm Viire, kellega neidudrühm 2 aastat tagasi Jõgeval naiste võistlu tantsimisel esimest kohta jagama jäi. Aga kuna neidud pole kardinate vahelt veel ära läinud, siis esitame järgnevalt oma enda rühmakaaslase Kertu Aldre tantsu Kaara Jaani tantsima, mis saavutas 2012. aastal uute tantsude konkursil 3. koha. Muusika autor on meie kõigi suurim lemmik, ansambel Groove. Pealt või mööda
tantsuga ja sellest on tehtud väga palju erinevaid kavereid nii muusika kui ka tantsu mõttes, siis järgmisena esinevad teile meie tulevased tudengid, looks Kaara Jaan ja autoriseade siis Margit Metsla ehk siis tulevase tudengite juhendaja. Meie ansambli ühte juurde kasvada juba nägite, ehk siis noorterühma või lasterühma tulevased tudengid. Nagu ma ennist ütlesin, siis on meie ansamblil olemas ka mudilasrühm ning selle tõestuseks ja selleks, et nemad saaksid suurel laval tantsimist harjutada juba varakult, esinevadki kohe teile siis mudilasrühm. Kahe tantsuga esimene tants Latatara, mille autoriseade taaskord siis Margit Metsla ning teine tants Rits tants Rundipumm, seade siis Vilja, Vendeli, Reigo ning rahvamuusika peale. Kutsume lava peale meie mudilasrühma.
tantsmine muusikaansambli Tuulekool. Selle tantsuga osalesime sügisel ülikooli rahvakunstiansambli konkursil Pärimuse päikesed. Ja kurioosne on teose puhul see, et kuni viimase hetkeni enne esimest avalikku esinemist arvas Kertu ja meie ka arvasime, et tegemist on Hälli lauluga. Aga võta lõpust, hoopis Kiige laul on. Järgmisel hooajal 55. juubelit tähistab naisrühm Piire, esitab Kai Leete tantsu Piire takka. Taustaks rahvamuusika. Piire takka.
Lisaks sellele, et täna on 3. mai, on teadupoolest ka hetkel käimas tudengid tegevat päevad. Meie ansambli põhirühma moodustavad valdavalt tudengid. Tänasel päeval on nad ka siia jõudnud. Tudengid on teadupoolest väga tublid, jõuavad igale poole ning nüüd siis palumegi kohe lavale Maie Varava tantsuks, Peep Piilangu muusika peale Sabarass ning meie põhirühm.
kaitsjad jäetakse ikka viimasteks. Ainuke rühm, mida te meie ansamblistel näinud pole, on vilistlased ning nemad kohe ka lavale tulemas on. Vilistlasrühm esitab teile Mai Orava tantsu Kalamees. Ja taas on kord neidade rühma käes. Esitame teile Ülle Ferscheri tantsu Põlvest põlve, mis on ka sellel suvel tantsupea kavas. Kuigi esmasel vaatusel võib tunduda, et neiud on kõik enam-vähem sama generatsiooni esindajad, siis selles tantsus hakkavad teile järgemööda tantsima hoopis vanaemad, emad ja tütred. Muusika autor Astrid Tõlvak.
kui naiste ja neidude 3 generatsiooni esindajad kohtusid valdavalt kodudes, siis kõige noorem generatsioon kohtus ikkagi kiigeplatside ja mitte ainult tütarlastega. Sellepärast esitab ansambli põhirühm teile loo Kiigelaul, autoriks Helena Pajana-Reima. Thank you.
seda pöörata tänasel päeval ikka reiti, siis mina tean, millest unistavad ka meie järgmised tantsijad. Kohe tulevad lavale tulevased tudengid. Esitavad teile tantsu, mille autoriks on Agne Kurikov-Hermann. Laulu nimeks Laul päikesest. esitavad nüüd omaenda juhendaja Maire Udrase tantsu Tujukal lainel. Nad ise kommenteerisid tantsu nii, et õige naine pakubki kõike. Ühel hetkel on ta leebe ja teisel hetkel, ma tean isegi missugune.
Vanem tants on neidude rühma nii-öelda raudvara, mis publikus alati palju elevust on tekitanud ning tantsijates huvitavates kohtades lihas valu. Helju Mikkel, 12 kapukat, rahvamuusika.
ma ei tea, kuidas teiega on, kallid publik, aga minule jõudis küll kohale kuulujutt, et lava taga siin kardinate vahel on ootamas juba põhirühm, kes tahab esitada teile Helena Mariana Reimani tantsu Väravamäng. Laseme neid siis seda teha. Nagu näete, siis põhirühma poisid on oma tüdrukud maha raputanud ja on valmis meile näitama, mida siis mehed omakestis teha võivad. Helena Mariana Reimani tants Veljakese noorukese, muusika Metsatõllult. Veljakese, noorukese. Veljakese,
jaoks tekivad tantsijatel oma nimed. Nii on ka Agne Kurrikov Hermanni loodud Kust teadsid tulla neidudrühmast tuntud hoopis kui Siilike. Nimetus on tulnud laulu alguse sõnadest, kuid sobib hästi ka selle poolest, et siin saame näidata oma bravuurikamat külge, sest kes siis ikka Maldot naeratavat Siili näinud on. Muusika ansambli Knif. tantsu teab tantsurahvas tõenäoliselt väga mitmes erinevas variandis. Seda on nii rahvalikul kujul või ka autorite kujul. Nüüd siin selle laval kohe praegu ansambli Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli esitades siis tulemas selline tants, mille nimeks on Kuharuška. Loo autor Avel Jasper ja esitajaks tõenäoliselt see, kes on täna kõige vähem saanud laval olla, ehk siis meie vilistlased.
tänasest võistlu tantsimisest. Riina Aro tants, kellel ülesi ütelgu, oli meie jaoks kirss tordi peal eelmisel naistevõistlu tantsimisel ja ristiks kaelas trennis. Muusika Raivo Tiksoni sulest. Bye.
meie kontserti tantsuline osa tänaseks lõppenud. Küll aga tahaksime öelda kõikidele pealtvaatajatele ja loomulikult ka osalejatele seda, et nagu ütlesin, EMO-s on tudengipäevad ning hetkeseisuga siis Vabaduse puiesteel praegu platsi kõrval on toimumas muusikaline koosolek ning pärast seda algusega kell 10 algab öötantsupidu. Nii et kõik, kes siit said tantsupisiku kätte, tulge, saate ka tantsida. Aga praegu suur tänu kõigile meie tantsijatele. Ja nüüd palume lavale enda juhendajad. Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli kunstiline juht ning segarühmade juhendaja Avel Askar. Neidude rühma juhendaja Kärt Koks. Tänase publiku lemmiku auhinna saanud mudilasrühma juhendaja Vilja Vendelin Reigo. Järgmisena siis tulevaste tudengite juhendaja Margit Metsla. Senikaua kuni Margit Villi saab, siis palume lavale noorterühma juhendaja Maja Miires. Ja loomulikult ka naisrühm Piire juhendaja Maire Udras. Aitäh kõigile tulemast ja kohtume homme kell 10 naiste võistluse tantsimisel. Ja neidude võistluse tantsimisel ka.